et mis puu all me oleme. Väga õige. Eesti rahvuspuu, ka õige. Ja üldse eestlaste jaoks üks väga-väga tähtis puu. Tammepuu on teadaolevalt Eesti kõige vanem ja kõige suurem puu. Tammeleht on looduskaitse sümboliks. Mitte kõik tammed ei ole kaitse all, aga väga paljud vanad ja väärikad tammepuud on kaitse alla võetud ja ükskõik, mis asi on looduses kaitse alla võetud, kas mõni puu või kivi või oja või mõni kaitseala, siis sinna pannakse see looduskaitse all olev märk ja selle peal, valge tausta peal on roheline tammeleht. Kas sina seda tead, miks see tammeleht just sellise kujuga on? Ei tea. Vot selle kohta on üks muinasjutt. Ja muinasjutt on selline, et veel väga-väga ammusel ajal tahtis vanakurat endale sinna põrgusse hingi juurde saada ja läks taevaisa juurde küsima neid. Aga taevaisa kohe kuidagi ei tahtnud neid hingi vanakuradile anda ja mõtles, et mis tema siis nüüd teeb. Ja mõtles välja ja ütles vanakuradile, et sina võid saada need hinged, kes surevad siis, kui kõik puud on raagus. Aga kuna ta ei tahtnud vanakuradile neid hingi anda, siis tema läks tamme juurde ja ütles tammepuule, et hoia sina oma lehti nii kaua enda küljes kinni, kuni sa vähegi saad. Ja nii oligi. Tuli sügis, tulid tuuled ja tormid ja lehtpuudelt tulid lehed ära. Kõik puud jäid raagu, aga tammepuu jäi roheliseks ja hoidis oma lehti enda küljes kinni. Tuli juba sügistalv ja lumi hakkas maha tulema. Tammelehed läksid küll selliseks pruuniks ja koltunuks, aga olid ikka veel tammepuu küljes kinni. Hakkas juba kevad tulema, lumi hakkas ära sulama, aga tammepuu ikka veel hoidis lehti oma küljes kinni, sest taevaisa oli talle niimoodi öelnud. Aga siis sai vanakurat aru, et temaga on mingit vingerpussi mängitud ja siis ta sai nii vihaseks. Ta tuli selle tammepuu juurde, hakkas neid lehti oma sõrmedega ära kiskuma ja läks selle tammepuu tüve juurde ja hakkas seda tüve oma küüntega kraapima. Ja vot sellest ajast alates ongi tammepuu lehed sellised, et siit on veel näha, kuidas see vanakurat oma sõrmedega kakkus neid tammepuu lehti siit puu küljest ära ja need vanakuradi küünejäljed on siin selle puu peal ka veel väga hästi näha. No vaata, kus ta siit on kratsinud ja tõmmanud. Aga mis te arvate, kes see tugevam oli, kas vanakurat või tamm? Tamm oli tugevam. Tamm on Eesti üldse kõige tugevam puu. Ja vaat, kui sa nüüd hästi tähelepanelikult vaatad, siis sa võid märgata, et talvel, kui kõik teised puud on raagus, siis tamme pruunid lehed on ikka veel tammepuu küljes kinni. Sest tammel on öeldud, et ta ei tohi neid lahti lasta. Ja talvel, kui lumi maha tuleb, mõnel tammepuul on siis ka veel lehed küljes kinni. Nii et see tammepuu on üks tugev puu. Tammepuud kutsuti vanasti ka talupoja rauaks. Kas sa tead, mis asi on hiiepuu? Oled kuulnud? Vot hiied olid sellised kohad, kus eestlased käisid vanasti igasuguseid tähtsaid toiminguid tegemas. Käisid sõjanõu pidamas ja tähtsaid asju arutamas ja pidusid pidamas ja just nende hiiede peal kasvasidki enamasti tammed või siis ka pärnad. Vot selline lugu tammepuu kohta.